Boost, boost. Boost, boost, boost. Boost Casino. Boost Casino. Boost, boost, boost. Boost, boost, boost. Boost Casino. Boost Casino. Eesti Esu. Saadet toetab Boost Casino. Tere head Eesti Esu kuulajad, vaatajad, tere Gert Tiivast. Tervist. Töötukassa juht. Vist küll. Gert, millal sa viimati ise töötu olid? Päris registreeritud töötu ma ei ole olnud, nii et töötukassa klient veel ei ole olnud võimalust olla, aga küll on elust olnud ette selliseid perioode, kus siis just üks etapp on läbi saanud ja siis on tulnud mõelda, et mis järgmine etapp võiks olla, et viimati oligi see umbes täpselt 1,5 aastat tagasi, istusin kodus ja mõtles. Tippjuhid räägivad seda juttu, et ma võtsin aja maha ja mõtlesin, mis ma edasi tegema peaks. Et järelikult oli see luksus, et sa vahepeal ei pea tööd tegema. Kuule, see luksusega on nagu niisugune keerulisem variant, et ausalt minu jaoks see muutus suhteliselt kiiresti piinavaks, et ma olen niisugune rahutu tüüp, eks ju, et mul on alati see teooria, et kui tööl oled, sa hullult mõtled, et tahaks hullult nagu pikalt puhata. Sest tööd tehes, eks ju, ja just tippjuhina tööd tehes seda luksust väga ei ole, eks ju, et saaks võtta, ma ei tea, kuu või 2 vabaks. Et heal juhul võtad nädala või heal juhul 2, eks ju. Aga siis kogu aeg, kui tööd teed, siis kogu aeg mõtled, et hullult lahe oleks, et nüüd kui 2-3 kuud ei peaks midagi tegema, eks ju. Ja tegelikult praktiline elu on näidanud seda, et täpselt kui on tekkinud see moment, siis ma oskan nagu võib-olla 2 nädalat olla niimoodi, et ma mitte midagi ei tee. Aga siis hakkab tekkima niisugune motoorne rahutus. Just, ma ei tea, alates sellest tõusen hommikul üles ja kuidagi harjumus on sees, et ma lähen kuhugi või ma hakkan mõtlema, et mida ma täna kasulikku teen. Ja mõnda aega saab see kasuliku tegemine olla, et ongi niimoodi, et lihtne, et eks ju tärkan üles ja teen lastele hommikusöögi näiteks või viin nad kooli või loen, eks ju, mingi raamatu läbi või ma ei tea, näiteks eelmise aasta jaanuari alguses kuulasin, ma arvan, tõenäoliselt elus esimest korda päris palju podcast'e mingitel teemadel, millest ma suht vähe teadsin, eks ju, mingi, ma ei tea, tehisintellekt või mingid muud asjad, mis mind tol hetkel huvitasid, eks ju. Ja siis nagu niimoodi suutsin, eks ju, mõned nädalad ära sisustada, aga päris kiiresti tuli ikkagi niisugune motoorne rahutus sisse, et just see tunne, et tahaks nagu midagi kasulikku teha. Igav hakkab, jah. Aga sellega seoses jõuamegi kohe kogu meie saate põhiküsimuse juurde. Et kas inimesel sinu hinnangul on vaja seda tööd, eesmärki või siis midagi kasulikku teha või saab need niimoodi sinu hinnangul ühte patta üldse panna? Mina küll usun sellesse, et inimese elus päris tähtis asi on tähendus. Et kas see on just töö, et see ei pea olema alati töö. Eks ju, et selle tähenduse osad inimesed leiavad ka ju muudest asjadest või siis pigem, eks ju, kui filosofeerida võib targutada selle üle, et mis asi see töö üldse on, et näiteks, ma ei tea, kas tippsportlane teeb tööd, minu hinnangul teeb, eks ju, kuigi see võib-olla ei ole nagu samamoodi töö, nagu seda mina teen või ma ei tea, kas Arvo Pärt teeb tööd. Või ütleks, ta teeb väga sügavat ja hingestatud tööd. Jah, aga jälle, et ta ei ole võib-olla see, eks ju, et 9-5 istub kuskil kontoris, osaleb nõupidamistel, et ja täpselt tõenäoliselt, ma küll ei tea, aga ma eeldan, et tal on päris palju perioode, kus ta on teinud nagu midagi, mis tundub hoopis vastupidine sellel, mida me peame tööks, eks ju, et äkki ta on pikalt mõelnud või pikalt nautinud vaikust või pikalt nagu üksi olnud, eks ju, et vähemalt see mulje on jäänud nagu tema lugusid kuuldes, et aga kõik see on ju, kuhu ma tahan jõuda, millest rääkida, et see on nagu tähendus, et minu arust on hästi tähtis see, et
et meie elus on tähendus ja me pigevalt otsime seda tähendust ja seda võimalust olla kasulikud ja ükskõik siis, mis see on. Ja samamoodi võib mõelda näiteks katusepanija, et mis töö siis see on, mida sina teed, et sa käid nõupidamistel ja jood kuuma kohvi kontoris ja noogutad kaasa või täitad niimoodi, et ei ole hea. Jah, see on ka hea kommentaar, et mul on kuidagi ka elus niimoodi läinud, et päris mitu töökohta on olnud sellised, kus päris keeruline on selgitada, kas siis näiteks oma vanaemale või oma lastele, et mis see siis täpselt on, mida sa seal teed, eks ju, et kui esimene töökoht, kui ma Eestisse tulin 96, läksin börsil, olin börsijuht, eks ju, katsuda oma vanaemale seletada, eks ju. Või mõnda muud ametit oma lastele seletada, et mis sa siis täpselt teed, eks ju, et aga nii on, et seda ma tahtsingi öelda, et ega nüüd see, mis on ju töö, on päris erinev ja küsimusele vastates, et kas töö on elu mõte, et ma ei usu, et see päris nii lihtne on. Aga küll ma usun, et töö võib olla üks päris laialt levinud ja ka oluline viis, kuidas me oma elus leiame tähenduse. Leiame võimaluse olla vajalikud, leiame võimaluse olla kasulikud ja anda oma panus. Kust sa tulid, kui sa tulid Eestisse? Sa mainisid, et 96. aastal. Ja siis ma tulin tagasi Ameerikast, et mul kuidagi sattus elu niimoodi, et kui ma lõpetasin kooli, siis põhikooli või keskkooli Eestis, tol ajal oli keskkool, eks ju, mitte gümnaasium, oli siuke murdeline aeg, et oli 1990 ja päris täpselt ei teadnud, mis saama hakkab. Ja mind ootas perspektiiv, eks ju, kas siis minna kuhugi ülikooli või võib-olla ka väike oht minna Nõukogude armeesse. Ja see perspektiiv tol ajal tundus mõne võrra hirmutav. Ja siis kuidagi tekkis ühelt poolt motivatsioon ja teiselt poolt võimalus minna õppima Ameerika Ühendriikidesse. Ja siis ma muidugi haarasin sellest võimalusest kinni ja siis läkski niimoodi, et ühest aastast sai lõpuks siis ligi 8 aastat, et sai siis tehtud, eks ju, nii bakalaureuse kui magistriõpingud Ameerikas ja seal natuke ka tööd tehtud enne, kui siis elu taas tagasi Eestisse tõi. No kui ma sinu nime Google'isse lõin, siis tuli kohe üks hirmutav arv, et tuli Töötukassal uus juht ja kukkus laamendama seal ja lasi 174 inimest lahti. Kas see Töötukassa struktuur oli siis nii iganenud või on nüüd siis nendel inimestel on töökoormus sedavõrd suurem, kes alles jäid või on see ikkagi siuke üsna, mulle tundub, et ütleme selline 90-10 reegel tihtipeale peab paika väga erinevates valdkondades, et et 10% inimestest teeb ära 90 töö, on ju, või siis 10% inimestest on 90% kogu maailma rikkus käes või midagi sellist, on ju, et see siuke peab paika väga erinevates valdkondades ja kindlasti suurtes ettevõtetes tihtipeale ongi niimoodi, et on mingisugune hall ala, kes kuidagi tiksuvad kuskil ja kuna see ettevõte on nii suur, siis tegelikult igapäevaselt see ei panegi tähele, et on siuke mingi mass on ümber, on ju, et kas Töötukassas oli umbes sarnane olukord või miks sa sellise otsuse tegid? No seal on paar erinevat asja koos, et tõepoolest, et mulle kohe alguses tundus, et saame seda tööd seal oluliselt tõusamalt teha, et alustame sellest, et lihtne mata, et ma vaatan näiteks juhina, et mis on optimaalne tiimi suurus ühele juhile, et kui palju võiks alluvaid olla, eks ju, et seal on, ma ei tea, suurusjärk 7-12. Öeldakse tavaliselt ja mulle endale tundub ka see loogiline, et mis tähendab, et kui ma läksin sinna, meil oli ligi 1000 inimest, et see tähendab, kui tiimi suurus keskmiselt on 10, see tähendab 4 juhtimistasandit, eks ju võiks olla selles organisatsioonis. Reaalselt meil oli mõndades kohtades 9 tasandit, võib-olla isegi 10 tasandit, eks ju, mis tähendab, et jube palju oli igasuguseid juhatajad ja asetäitjaid ja vahejuhte ja direktoreid
ja asjaajajaid, eks ju, kes nagu ei puutunud otse kliendiga kokku. Ja noh, mulle tundus, et see oli ka võib-olla üks põhjus, miks me ei olnud alati nii kiired, kui me võiksime olla ja ei liikunud alati, eks ju, nii eesmärgistatult, nagu me tahaksime liikuda. Et päris palju auru läks see kooskõlastamisele, arutamisele ja just see oli jälle minu arust low hanging fruit, eks ju. Et kust peale hakata, sest teine oligi see, et me nägime seda, et me peame nagu pingutama selle nimel, et üldse ümber mõtestada seda, et mis see töötukassa siis on ja kuhu me oma fookuse paneme. Et ma tulin ka paar minutit enne jõudsin siia, rääkisid ka oma kogemusest, eks ju, noorena, kes siis sattus mingil hetkel töötukassasse, et mina detailidesse ei lähe, et eks sa ise valid, kas lähed või mitte. Või ma ei tea, võib-olla oled juba läinud mõnes podcastis. Ei ole veel seda lugu rääkida. Täpselt. Aga mulle tundub, et me saame teha nagu kõvasti paremat tööd, eks ju. Ja selleks, et seda teha, meil ongi vaja ka nagu värsket mõtlemist, natuke uusi inimesi, natuke uusi ideid ja see oli jälle teine põhjus, miks me otsustasime siis selle muudatuse teha. See on muidugi omaette täiesti teema, et kui on suur organisatsioon, et kuidas säilitada just kui see efekt, et kui ma lähen ükskõik millisesse McDonaldsisse, tellin juustuburgeris, ma tean, kuidas juustuburger maitseb, on ju. Et minu kogemus oli see, et see on väga subjektiivne inimese kogemus, et võib-olla sa satud, sinu kogemus selle organisatsiooniga on see, et sa satud ju konkreetse inimese juurde ja sellel inimesel näiteks on hommikul halb tuju, on ju. Ja siis, mis mulje sinule jääb, et minu kogemus oli see, et mulle soovitati minna tõstuki juhina tööle, ma ütlesin, et siin on üks väga konkreetne fakt, et mul ei ole tõstuki juhi lube ja siis töötukassa inimene, kelle juures ma arvel olin, ütles mulle, et sellise negatiivse suhtumisega sa ei jõua kuhugi. Ja mingis mõttes ma saan sellest aru, on ju, aga too hetk tundus mulle see väga ebamõistlik asi, mida öelda, on ju. Aga mis vastukaja sa said siis, kas inimesed olid väga ära ihmunud sellest, et siin ju alles hiljuti tuli Rain Lõhmuse välja öeldu, sai tohutult diskussiooni, et ta 10% kavatseb välja vahetada. Ei, mul on hea meel, et see Raini sõnavõtt nii palju tähelepanu on saanud, et jälle, eks ju, esiteks see aitab murda seda eelarvamust, et kuidagi avalik sektor on see koht, kus on asjad jube ebaefektiivsed ja kehvad, eks ju, ja kuidagi erasektoris on asjad hästi. Et pigem on ju niimoodi, et eks igal pool on organisatsioone, kus saab teha asju paremaks, eks ju. Ja silti igas organisatsioonis saab teha asju paremaks või on organisatsioonid ka ju on elavad organismid, eks ju, mingis etapis nad on kohas, kus ongi asjad liiguvad juba kiiresti, tehakse häid otsuseid, neid tehakse kiiresti, organisatsioon areneb edasi ja siis mingil hetkel tuleb jälle nagu niuke kuidagi teistsugune etapp, eks ju. Ja selles mõttes on ju jälle tähtis, et me säilitame seda agiilsust, et me ei satu sinna tsooni, ei organisatsioonina ega üksikisikuna, kus me jääks rahule sellega, mis on. Sest tegelikult on ju alati võimalik paremini. Ja võtame selle sinu näites, eks ju. Et mulle tundub, et seal saab ju teha päris palju asju paremini, et mõtleme sellele, et millal inimene satub töötukassasse. Et kas see on tema elu kõige õnnelikum päev? Tõenäoliselt mitte, eks ju. Et tõenäoliselt ühel või teisel põhjusel ta on ikkagi pidanud kogema just mingit töökaotust ühel või teisel põhjusel, võib-olla isegi mingit tagasilööki, ta tunneb ennast natuke ebakindlana või natuke nagu segaduses või miinimum ta tunneb, eks ju, et ta otsib nagu niukest tuge ja mõistmist ja ta miinimum jälle, ma arvan, mis seal võiks juhtuda, on see, et sellel nõustamiskohtumisel tekib usaldus. Eks ju, mõtlengi, et vaata minu kogemus, kui ma nüüd tagantjärele selle mõtlen, et ega ma ei ole nüüd jäänud sinna tohutult heietama, et mis seal kõik juhtus on, aga põhimõtteliselt, kui sa räägid on ju protsessi efektiivistamisest ja sellest, et on hästi palju vahelülisid ja igasuguseid juhte on ja asi võtab aega, siis tegelikult minu kogemus oli just nagu vastupidine, et vähemalt siuke mulje jäi, et sellel inimesel on niivõrd palju
tööd, et ta ei suuda, et ta ei jõua nagu süveneda väga, et noh, ta vaatab sellise stambi järgi, on ju. Et see, aga noh, võib-olla... sellega ma olen ka nõus, et see probleem on ka meil kindlasti, kus me saame kõvasti paremaks oma töökorraldust, et noh, me oleme kuidagi sättinud asjad niimoodi, et noh, justkui kõik töötud on selles mõttes võrdsed, et nad saavad täpselt samasuguse kohtlemise osaliseks, me kulutame nende peale täpselt sama palju aega, justkui iga üks käib täpselt, eks ju, kord kuus ja siis on hästi. Ja noh, reaalsus on ju keerulisem, eks ju, reaalsus on see, et noh, paljud töötud, noh, eriti näiteks tänases tööjõuturu olukorras ei pea üldse käima seal kord kuus, et nad, noh, mõnikord juba enne seda esimest kohtumist, eks ju, nad on leidnud endale uue töö või teise või kolmanda kohtumise ajaks, eks ju, et nad on ise aktiivsed, nad saavad hakkama, noh, neil oligi lihtsalt ühes kohast, nad otsustasid ära tulla ja noh, 2-3 kuu pärast nad on järgmises kohas, eks ju. Noh, tegelikult sinna me ei pea panema nii palju seda sama nõustaja aega ja noh, teisest otsast on sul inimesed, ma just tulin täna, veetsin pool päeva meie noorte nõustajaga kohtudes, eks ju, et noh, kuulasin lugusid noortest, et kus mõnikord sul võtab üldse nagu mitu tundi aega, enne kui see noor selle nendega puutsi peast ära võtab, eks ju, ja ütleb sulle rohkem kui ühe sõna. Et noh, mis tähendabki, et sinna peab nagu aega panema, et see usaldus üldse luua, see suhe üldse luua, et sa ei saa seda võtta niimoodi, et noh, see tuleb sulle, eks ju, esimese 5 minutiga või 15 minutiga ei tule. Et sinna tuleb kõvasti nagu aega investeerida ja noh, see ongi see jälle, mida me peame mõtlema, et kuidas me oma töökorralduse teksime selles mõttes nagu kaasaegsemaks ja loogilisemaks, eks ju, et osad inimesed, kes saavad ise hakkama, need toimetavadki ise, teevad oma asjad ära kuskil seal e-keskkonnas, eks ju, või ise teeninduses, ei pea käima ja raiskama, eks ju, mitte ainult see nõustajaga kohtumiseks aega, aga kohale sõitmiseks seda aega ja noh, nad paljud inimesed saavad ju noh, ka tööotsingutega, enamus inimesed saab väga hästi ise hakkama, oleme ausad. Eks ju. Ja noh, siis on mingid teised inimesed, kes vajavad just noh, sel hetkel natuke rohkem abi. Kas siis vajavad nagu selles mõttes reaalset abi, et keegi kuule, et vaata mu CV üle ja anna mulle mingeid täid mõtteid, eks ju, kuidas seda nagu natuke nagu kobedamaks teha, või siis vajavad noh, pigem nagu noh, niisugust emotsionaalset abi, et kuule, et pole hullu midagi, et noh, täpselt, et tõstuki või lube sul küll veel ei ole, aga käed-jalad on küljes ja pea tundub ka enam-vähem, eks ju, õiges kohas õlgade peal seal, et saad ju nende lubade tegemisega kindlasti hakkama. Ja. No kui palju praegu Eestis töötuid on arvel? Circa 42 000, nii et noh, töötus on tulnud alla kogu aeg siin viimaste kvartalitel, eks ju, aga noh, Eesti mõttes ikkagi päris suur number, et kas see on, ütleme, kui ma rääkisin sellest organisatsiooni nii-öelda toimimisest, et kas see on niisugune ühiskondlikult paratamatu, et on ka mingi kogus inimesi, kes noh, ma ei tea, tiksub lihtsalt või sellest 42 000 kindlasti on mingi väga suur hunnik inimesi, kes tahaks on ju tööd teha, aga mingil põhjusel ei ole seda õiget tööd leidnud või mingid muud asjad on piiravad, on ju, aga noh, seal on kindlasti ka väga suur hunnik inimesi, kes noh, kui talle täpselt ette anda see, mis ta tahab, et ega noh, ta ei lähe sinna tööle. Ja. No loomulikult inimesed on erinevad ja noh, loomulikult on olemas selline asi nagu loomulik tööpuudus, eks et noh, majanduseksperdid on selle üle aastakümneid vaieldnud, et mis see täpselt on, et kas see on 2%, 3%, 4%, noh, vahet ei ole. Aga noh, selge on see, et osad inimesed, eks ju, noh, ongi erinevatel põhjustel mingil hetkel nagu valivad olla tööd, eks ju, ilma tööta. Et ja noh, ega me ka ei ole nagu ühiskonnas, kus me saaks kedagi saata nagu sundkorras tööle, eks ju, et noh, meie ikkagi saamegi ju aidata neid kliente, kes ise tahavad tööle minna ja noh, minu arust see on ka nagu üks osa, eks ju, kus me peame olema nii enda suhtes ausad kui klientide suhtes ausad. Et on osas kliente, kes ei taha tööle minna. Elon Musk ütles sellise lause, et seoses AI arenguga muutub töötamine meil tulevikus ja mitte üldse kauges tulevikus vabatahtlikuks. Mis sina sellest arvad? Unistamine on tasuta. Et ma ei tea, noh, et ma kindlasti ei ole see, kes ütleb, et see, eks ju, tehisintellekti tulek ja nende tööriistade mõju kuidagi mõjutab meie tööturgu, et kindlasti mõjutab, eks ju, ja kindlasti mõjutab meie majandust.
aga noh, jälle ma olen ka teistpidi piisavalt vana, et ma mäletan seda, kuidas noh, ma ei tea, ma arvan, et circa 30 või 35 aastat tagasi, eks ju, hakkasid arvutid ja internet nagu laiemalt levima, et siis, eks ju, kirjutati hunnik artikleid ja igasugu raamatuid teemal töö lõpp, eks ju. Ja noh, mõte oli sama, eks ju, et kõik nagu automatiseeritakse ära, arvutid tulevad särk-värk, eks ju, ja noh, varsti inimest silt nagu vaja pole. Et nii et noh, ma ei usu, et seekord on see kuidagi erinev, et noh, ma arvan, et inimest on endiselt vaja, et noh, küll aga noh, nagu ka viimase, mitte ainult 30 aasta jooksul, vaid pidevalt ju läbi inimkonna ajaloo, et see töö, mida me teeme või mida valdav enamus meist teeb, muutub. Et noh, me ise ju mäletame veel perioodi, kus noh, päris suur hulk Eesti elanikkonnast oli, ma ei tea, põllumajandusega seotud. Et noh, täna hoopis teine majanduse struktuur meil, et päris palju inimesi on seotud teenustega ja ei käi iga päev, eks ju, põldu kündmas või maasikaid korjamas. See on jah selles mõttes huvitav, et kui interneti tulekuga oli võib-olla sarnane jutt, siis noh, tegelikult kui mõelda, siis ta ju tekitas nagu tööd juurde isegi, on ju. Ja mingisuguseid asju tekitas juurde. Et võib-olla nüüd on sellele mõeldes on jah, kuidagi see sama ongi, et nagu hästi palju on põllult just kui digisse kolinud, on ju, hästi palju kõike, ameteid, teenuseid, kõike, kas või teie töötukassa teenust, et ei peagi iga kord kohale minema saada, on ju, selle veebikõne teha. Et just kui selles osas nagu AI tundub, et ta pakub mingit hästi suurt lahendust, et võib-olla siis, aga no ühesõnaga ei tea jah, aga mis kui sa praegu oleksid aastas 90 ja oma praeguste kõikide teadmiste ja asjade juures, et kuhu sina oma aega ja energiat investeeriks, et mis valdkonda sa läheks õppima või mis sinu arust perspektiivikas on? Ülikeeruline. Kodus, eks ju, 2 tüdrukut, üks lõpetab põhikooli nüüd 6 aja pärast ja no siis sa oled juba vastanud. Teine läheb järgmise aasta, eks ju, gümnaasiumi lõpuklassi, nii et noh, aktuaalsed teemad, et päris keeruline, eks ju, et noh, see ongi, eks see muutub ju nii palju ajas, et noh, veel, ma ei tea, 5 või 7 aastat tagasi tundus juba turvaline, et mingi õppima, ma ei tea, IT-d või, eks ju, et noh, nüüd noh, ongi täpselt, et ma ei tea, vaatad, mis ettevõtted kõige kõvemini pihta on saanud, vähemalt aktsiaturu vaates on nagu paljud, eks ju, tarkvara ja igasuguseid IT-teenuseid pakuvad firmad, sest noh, kuidagi jälle turgu usub, et eks ju, tehisintellekt seda sektorit mõjutab kõige kiiremini. Nii et eks see pidevalt ju muutub ka, et noh, pigem mina nagu julgustan noh, mitte ainult oma lapsi, aga ka üldisemalt see, et see on 2 varianti, et tegelikult mõned inimesed, noh, ma ütleks, võib-olla isegi need inimesed päris õnnelikud, et nad teavad nagu päris varases noorus, mida nad tahavad teha. Et noh, keegi teab, noh, ma ei tea, sealt 12-aastane ütleb, et ma tahan saada hambaarstiks, eks. Või ma tahan saada baleriiniks või ma tahan saada, ma ei tea. Ja noh, need inimesed lähevadki seda asja siis ka õppima ja noh, ma ei tea, minust päris äge. Et kui see nii vara tead, et noh, juba tead, eks mõni jumalast kindel ju, et tahab saada ettevõtjaks, eks. Noh, väga hea, keskendu sellel, tee seda. Noh, kui sa ei tea seda, et noh, ma ütlekski, et see ei ole ka nagu tragöödia, et noh, siis nagu noh, see on tähtis hoida nagu silmad-kõrvad lahti ja noh, võib-olla noh, ma arvan, et mingid asjad nagu ei lähe moest ära. Et mulle tundub, et näiteks matemaatika ja füüsika ja noh, mingid niisugused baas asjad on päris olulised endiselt, noh, keelteoskus, eks ju. Et noh, näiteks me näeme nagu noorte puhul, et kui ma ise käisin meie seal büroos neid nõustajaid harjutamas üks päev, et noh, justkui tundub, et noortel on tänapäeval keeled suus, aga siis, kui sa näed seda 20-aastast umbkeelset noh, tõenäoliselt väga andekat, eks ju, IT-programmeerijad, kes ütleb, et ta ei leia tööd. Okei, noh, täpselt, et oled sa mõelnud sellele, et eesti keele võiks ära õppida või ka inglise keele. Et noh, tegelikult tõenäoliselt
päris paljud uksed on su ees kinni, eks ju, kui sa räägid ainult ühte keelt. Nii et ma ei tea, väga raske on nõu anda, aga et üks on, et kui sa tead, mis on su kutsumus, siis kuula oma südant ja kuula oma sisehäält ja mine seda teed. Aga kui sa ei tea, siis pole ka mingit tragöödia, et õpi asju, millest on alati kasu. Minu arust jälle matemaatikast on alati kasu. Keeleoskusest on alati kasu ja tõenäoliselt on neid asju veel. Ma kujutan ette, et paljud, kes võib-olla siis täpselt ei tea, mis nad teha tahavad, ikkagi sihivad sinna kohta, et nad proovivad ennustada või kuidagi läbi näha, et mida justkui oleks vaja, on ju. Või mida on vähe, ma ei tea, et ohohoho, ma olen väga tark õpilane, tahan minna matemaatikat õppima, aga vaatan, et hoopis et ongi torumeeste puudus on ju, et ma lähen õpin torumeheks või midagi sellist. See on ka väga okei ju, et ma arvan, et see on ka võib-olla meie, eks ju, Eesti üks väljakutse, et me oleme kuidagi hullult, ma tunneb isegi üle fetišeerinud mingi niisuguse ülikooli kõrghariduse tähtsust, eks ju. Et jälle, kui me mõtleme, et kus on tõenäolisem, et tehisintellekt su töö ära võtab, et ma arvangi, et programmeerija puhul on see tõenäosus suurem kui näiteks vanurite hooldaja puhul, eks ju, et mina ei tea, kas ma tahaks, et see robot mul seda rohtu annab, et kui valida oleks, et on keegi tore inimene, kellega saab paar sõna vahetada, eks. Et on ju näiteks kohti, kus seesama su torumehe näide või mingi muu näide, et kus, kui meil on mingi konkreetne oskus, mida me oskame teha oma kätega siis või oma teadmistega ja seda inimesed vajavad, et ma usun, et ka vähemalt 20 aasta perspektiivis vajavad need inimesed endiselt seda oskust või nad on valmis selle eest maksma tihti just selle eest, et seda teeks inimene ja mitte masin. Ja selles mõttes on mingid hästi sellised ühiskonna baastasandid, et miks meil siin üldse elekter praegu töötab ja kanalisatsioonist läheb kõik alla, mis sealt alla peab minema ja vesi tuleb kraanist, et või need seinad on siin püsti pandud ja meil on siin suht soe olla, et sellised asjad on tunduvad lihtsalt nii, need on kerge nagu võtta hästi iseenesest mõistetavalt, aga kui üks neist asjadest ära võtta või võtad elektri ära, vaata, mis 3 päeva pärast on paanika nagu inimestel linnas on ju. Ei 3 tunni pärast on paanika. 3 päeva pärast on. Minul oleks 3 päeva pärast. Siis sa oled hästi valmistunud. Ma käisin just kriisikoolitusel. Aga kuidas sina kommenteerid seda juttu, mis tundub mulle hästi naljakas vahepeal, kui räägitakse naiste ja meeste palgalõhedest, et umbes, et meil on täpselt sama tööd teeb üks naine, täpselt sama tööd teeb üks mees on ju, ja siis protsentuaalselt saab see naine vähem palka. Mulle tundub, ma ei ole selle teema üldse ekspert, aga mulle tundub, et sellisel juhul, kui mina oleks ettevõtja ja ma tahaks endale töölisi palgata, siis kui ma saan täpselt selle sama teenuse, ainult et odavamalt, siis oleks kõik mehed, oleks tööpuuduses. Et see loogika, mulle tundub veider, aga kuidas sina seda kommenteerid? On see mingi päris probleem või on see mingi pseudo täiesti teema? Ei saa väita, et ei ole probleemi, eks ju, et eks see põhimõtteliselt ju aja jooksul on nii pikalt olnud, osaliselt ka seetõttu, et veel mitte väga kauges minevikus väga paljud naised ei olnud aktiivsed, eks ju, tööturul. Et nad olidki kodus ja töökohad või vähemalt suur osa sektoritest olid hästi nagu maskuliinsed, eks ju. Et see olukord ju muutub kiiresti, on muutunud kiiresti ja üks osa sellest muutusest, kus me võib-olla veel natukene on, eks ju, siis arenguruumi on ka seesama nagu palga teema, et ma ei tea, aga ma arvan ka siin, ma küll näen, et ega ka naised võib-olla ei ole alati ka nagu nii julged, eks ju, küsima, aga ka see muutub kiiresti, et mina julgustan naisi ka olema aktiivsed, olema julged ja kui nad näevad, eks ju, et
noh, see niimoodi on, siis tuleb sellest nagu rääkida, et noh, eks päeva lõpuks ju tööandjana, ettevõtjana või ettevõtte juhina, noh, täpselt sa tahad saada endale head motiveeritud töötajat ja noh, tahad, eks ju, et see inimene tunneb ka, et ta saab oma töö eest väärilist tasu. Jah, see mul ongi tundunud, et seal on nagu erinevad põhjused, aga see palgalõhe ei ole nagu mingisugune suur koll, kes meid taevast tuleb ja järsku kärgatab pähe, on ju nagu välk. Aga et jah, see on nagu erinevad põhjused on, miks see on kuidagi niimoodi kujunenud. Aga mida sa ütleksid siis sellele noorele, keda sa enne kirjeldasid, kellel on kapuuts peas ja ta tõesti on selles mõttes sündinud juba 2 hakkava aastaga on ju ja tema nagu siuke töömentaliteet on hoopis teistsugune, et tema ei ole harjunud, ma ei tea, kuskil kõplaga käima suvel kõplamas või nii öelda, ta ei tea, mis see päris töö on ju. Ja siis, kui ta nüüd siia töömaailma siseneb, siis ta kuidagi ehmubki ära, et peabki päriselt tegema 8-tunnise tööpäeva, et ei saagi nagu vahepeal 2 tundi TikTokis olla. Et mis soovituse sa talle annad? Jah, eks jah, omal ajal erinevaid asju elus, eks ju, on meid ehmatanud, aga teistpidi oleme kuidagi nendest ju läbi tulnud ja ju tulevad ka nagu tänapäeva noored nendest läbi, et ma mõtlen jälle oma laste näitel, et näiteks rääkides nendega töötamisest, eks ju, mäletan, et mingil hetkel täpselt, et okei, koolis palju päris suur koormus ja hobid ja sõbrad ja värgid ja särgid, eks ju. Ja siis kuidagi mingil hetkel see muutus, nagu see suhtumine kuidagi ma ei tea, mulle võib-olla meeldib, et osaliselt ka minu nügimise tõttu see muutus, aga ega me tegelikult ju ei tea, miks see muutus, et võib-olla hoopis sõbrad või mingid muud, eks ju, mõjud olid seal. Ja ma mäletan seda, kuidas ma siis tollel, ma arvan, et oli 17 pluss miinus vanem plika tuli koju ja ütles ühel päeval, et isi, ma sain oma esimese palgatšekk või palgakontole, eks ju, et kas sa tead, kui uhke ma olen? Raha motiveerib siis. Ei mitte ainult raha ei motiveerinud, aga see tunne, et see on ta enda teenitud raha, eks ju, et ju see raha oli ta kontole varem ka sinna kuidagi tekkinud, eks ju, et vaevalt ta 17 aastalt esimest korda oma kontolt raha vastas. Aga just see nagu tunne, see uhkus selle üle, et see on minu teenitud raha. Et see on ju, jälle jõuame tagasi selle tähenduseni, eks ju, et ja see on ka jälle, miks ma usun, et enamus inimesi ikkagi ju ühel või teisel viisil tahavad nagu panustada ja olla aktiivsed ja sealhulgas ka tööl käia. Et okei, üks asi on see, et kui sul on ajutiselt raske aeg, et riik tuleb sulle appi või näiteks töötukassa tuleb sulle appi, eks ju. Aga reaalselt sa ju, ma usun, et sa tunned ennast ikkagi paremini, kui sa oled ise panustanud ja oled ise selle välja teeninud. Mis sina arvad sellest universaalsest palgast, et kas sulle tunduks, et see viiks ühiskonnana edasi meid kuidagi, et sinu just kui nii-öelda tavaned kõik vajadused on kaetud, et sa ei pea sellele mõtlema absoluutselt, sa ei pea nagu selle nimel tööd tegema, et sul oleks söök ja riided ja katus ja kõik sellised asjad. Ja siis sa just kui saad valida, et mis sa arvad, on see ühiskonnana hea tee? Jah, ma sellesse ei usu, väga erinevatel põhjustel, et alates see, mis ma ise rääkisin, et ma ei kujutaks seda ette nagu enda põhjal, eks ju. Aga ma ei usu, et seal ka see nagu mata töötab, et ja ma ei taha ka nagu uskuda, et see teeks enamuse inimesi õnnelikuks. Just sama põhjusel, mis ma enne rääkisin, et kui see on nagu mingi nagu
handout, eks ju, või noh, selle annab sulle keegi teine või annab siis nagu riik. Et noh, ma usun, et see nagu võib ikkagi pigem mõjutada su seda enesehinnangut või eneseväärtuse tunnet, eks ju, või seda tunnet, et ma olen oluline, ma panustan ja aga noh, ma ei tea, et noh, ma olen avatud, eks ju, ka kuulama teistsuguseid argumente, aga noh, mulle tundub, et jah, erinevatel põhjustel see ei ole hea mõte. See on huvitav, et näiteks mis selline lahendus üleüldiselt teeks selle töötuse määraga, et kas see jääks sinna samma või noh, mida võib praegu nagu eeldada, et ongi, noh, ütleme Eesti näites mingi 40 000 inimest ikkagi oleks, sõidaks nii-öelda selle laine peale ja ülejäänud töötaks või hoopis noh, ma ei tea, mis arv on ju teeks, aga noh, siuke roosa unistus on jah sellest, et siis saab inimene lõpuks teha seda, mida ta süda ihkab, mitte ta ei pea tegema seda tööd, mida ta tegelikult jälestab, on ju, mida ta teeb ainult selle nimel, et saada süüa ja riideid selga. Aga võt point ongi selles, et ma ei ole kindel, et noh, nii-öelda A-le järgneks automaatselt B, eks ju, et see, ma ei näe seda nagu seda pidi, et noh, tagasi tulles nagu noh, Arvo Pärdi juurde, et noh, ma jälle detaile ei tea, aga ma usun, et tema elus on ka olnud nagu päris keerulisi etappe, et kus ta ei olnud veel maailma tuntud helilooja, tal ei olnud, eks ju, kõik jube hästi ja tal ei olnud või, noh, ma ei tea, eks ju, mis nagu materiaalsest seisust oli. Aga noh, jälle ta ju sai teha seda, mida ta tahtis ja mida ta valis ja mida ta oluliseks pidas. Et noh, selle valiku me saame ikkagi ise teha ju oma sees, et ja noh, selle nimel tuleb ka tuua ohvreid, et ma ei usu tingimata sellesse, et kui noh, täpselt keegi teine, noh, ükskõik, kas see on siis riik või see on näiteks siis, noh, ma ei tea, vanem lapse jaoks, eks ju, teda nagu nii-öelda üleval peab, et see on tingimata selle inimese huvides, et noh, ma arvan, et see tihtipeale võib-olla viib hoopis selleni, et noh, ongi, et noh, võtame näiteks selle noore näite, eks ju, et noh, kui sa oled seal, ma ei tea, 30-ndates ja oled ikka harjunud, et su ema sulle süüa teeb ja su pesu ära peseb ja noh, su kulud katab. Et noh, jah. Kurv eksistents. Ei tea, no ma ei anna hinnanguid, et noh, kurb või mitte, eks ju, et eks olukorrad on erinevad ja noh, seal võib ju põhjusi olla väga paljusi, aga noh, ma arvan, et sealt nagu siis, kui see mingil hetkel näiteks otsustad, et see enam ei ole sinu jaoks, et noh, kujuta ette, et sa lähed 32-selt tööintervjuule, et okei, et ja räägid oma, noh, mis sa siis teinud oled, et kuidas seda seletad, et päris keeruline, eks. Keeruline on ka see, et ma ei tea, kui sina lapsena mõtlesid, kas sa mõtlesid, et sa tahad saada Töötukassa juhiks ja nüüd sa oled saavutanud selle? Ei, no kuule, ma ei teadnud veel 1,5 aastat tagasigi, mis asi see Töötukassa on, eks ju, et noh, ega noh, kui jälle siin, eks ju, selle saate eripära ma päris täpselt ei tea, aga noh, ainuke asi, mida ma mäletan, mida ma lapsena mõtlesin, oli see, et mingil hetkel mul unistus saada minna sinna Leningradi tsirkusekooli ja õppida klouniks. Ja noh, naljakal kombel, eks ju, noh, mõnes mõttes unistus on teostunud. See on päris hea hinnang enda karjäärile. Aga noh, filosoofilises mõttes ma saan aru sellest. Et aga kelleks sa tahtsidki saada klouniks? Jaa, see umbes, kui ma olin 13 või 14, siis see oli mu, noh, ma ei tea, osad poisid võib-olla tahavad saada tuletõrjujaks või politseinikuks või mina millegipärast tol hetkel tahtsin saada klouniks. Ja ma ei teagi, mis mind tõmbas selle juures, et võib-olla siis, noh, kui käisid tsirkuses ja nägid ägedat klouni. Jah, äkki nägin täpselt mingit ägedat eeskuju, nii et noh, aga noh, jälle point see, et noh, ega paljud meid ikka teavad nagu noorena, kelleks me saada tahame. Ja noh, Töötukassast, noh, mul ei ole nagu mingit ideed ja noh, tollal seda polnud olemaski, nii et poleks isegi suutnud seda välja mõelda. No see on teine selline filosoofiline küsimus ja, et nagu sa enne mainisid, et on need vähesed, kes teavad, et neist saab kindlalt kloun või hambarst või mis iganes on ju. Aga
väga palju inimesi ei tea ja nad ei tööta ka sellisel alal, on ju, et siis tekibki küsimus, et kas sinu arvates peaks inimene alati oma niisugust või noh, seda tähendust otsides, ütleme, ükskõik siis nagu töö kontekstis, et kas ta peaks alati ikkagi järgima oma kirge või noh, ma kujutan ette, et ütleme, kui sa lähed õpid elektrikuks, et võib-olla see ei ole su kirg, aga sa kuidagi leiad oma elu tähenduse sellest, et sa ikkagi nagu pakud väga-väga vajalikku teenust, võib-olla sa saad majanduslikult väga heale järjele sellega, on ju, aga ma ei tea, kas sa nagu alguses ütled, et ma nagu kirglikult olen elektrik, on ju, aga sa leiad nagu selle tähenduse või selle nii-öelda mõtte sealt teisipidi üles. Jah, huvitav küsimus, et no ma arvan päris aus olles, et ja noh, jälle need inimesed, kes suudavad ühildada nii oma töö kui oma kire 100%, et noh, neid on jälle ikkagi päris vähe. Ja noh, jälle võib-olla väga õnnelikud inimesed, aga noh, paljud ju ikkagi käivad tööl selle pärast, et teenida raha, on ju, ja muuhulgas teenida raha selleks, et nad saaksid siis näiteks teha midagi, mis osas nad on kirglikud. Ükskõik, kas see on siis mingi hobi, eks ju, või see on nagu hea tegevus või see on, ma ei tea, kunst või see on aiandus või et selles osas, eks ju, töö on ka ju, ja noh, selles ei ole ka midagi halba, et noh, töö ongi viis, kuidas me loome endale selle võimaluse ja et me saaksime siis tegeleda oma kirega, kui see ei ole seotud meie tööga. See on jah selline ohverduste mäng ja võib-olla ütleme, ma tõin hästi negatiivse näite sellisest TikTokis sõltuvusest noorest, kes ei tea, mida tähendab töö, on ju. Aga tänapäeval on jah selline, ütleme, ma ei tea, kui minu hobi on reisida, on ju, ja ma töötan elektrikuna ja saan sellest palka ja siis ma lähen reisile, siis ma justkui nagu kasutan seda tööd, on ju, et siis oma hobi ellu viia või pakkuda tähendust või ma viin oma perereisile või mis iganes, et saan sellest mingisuguse elu mõtte või tähenduse kätte, on ju. Aga et jah, võib-olla sotsiaalmeedias tõstetakse sellistele pedestaalile selline suhtumine ellu, et kui sulle meeldib reisida, siis tee sellest reisimisest oma töö, on ju, et siis sa hakkad seda vlogi pidama, hakka filmima ennast ja YouTube'i kanal ja lõpuks saadki sellise töö, on ju. Aga no samamoodi tegelikult on ju, ma arvan ka, et see, ütleme, Arvo Pärt on ka mõned oma teosed kirjutanud niimoodi, et ta lihtsalt on pannud endale kellaaja ja et nüüd on vaja seda kirjutada ja et võib-olla iga asi ei ole nagu täielegi jumalik inspiratsiooni võib-olla, eks ju, üüriarve oli vaja ära maksta. No täpselt, jah. Nii et jah, lihtsalt see nagu tõstetakse pedestaalile siuke kire jälgimine ja tegelikult protsentuaalselt on see ju minimaalne. No ma usun ka, et aga see ongi, et sa oled, ma arvan, tead sest paremini kui mina, et ega see, mida seal sotsiaalmeedias näeb, et palju sellest, eks ju, siis niimoodi päris maailmaga või reaalsusega kattub, et eks see on ikka niimoodi, et tihti peale näidatakse välja midagi, mida tahetakse välja näidata. Mitte seda, kuidas asjad on, eks. Ja jälle, et kui inimene on nii õnnelik, et ta suudab ühildada oma töö ja oma kire, mis siis ikka, siis tuleb tal õnne soovida, aga päris elus on ju nagu sa ütlesid, enamus inimesi ikkagi ju käivad tööl muudel põhjustel. Ja see on fine, et see ei ole nagu mingi, see ei ole, jälle ma ei usu, ma arvan, et see ongi jälle võib-olla, mis selle sotsiaalmeedia kui üks häda on, eks ju, et kui tekibki tunne, et okei, et selleks, et ma saaks olla oma tööga rahul või oma tööga õnnelik, eks ju, selleks ma pean olema mis iganes, see peabki olema ühildatud mu selle kire ja hobiga, et võib-olla sa nagu panedki nagu selle nagu fookuse valesse kohta, eks ju, et reaalsus tihti ei ole nii. See on okei. Mis sa arvad,
mis Eestis töötuse määr on näiteks järgmisel aastal samal ajal? On see kuidagi liikunud? Viimasel ajal on see tulnud allapoole, et ma usun, et see jätkub ka edaspidi niimoodi, aga raske öelda, et eks see on sõltub majandustsüklist, eks ju, et tuleviku ennustamine, eks suht tänamatu töö. Aga on teil mingi, ma ei tea, eesmärk, et me tahame saada kätte, ma ei tea, 35 000 töötut või midagi sellist? Sellist eesmärki meil ei ole, et pigem nagu eesmärgid näiteks noorte osas, eks ju, et me tahaks noori paremini aidata, et nad saaksid oma esimese positiivse töökogemuse varem või nad täpselt teeks nagu paremaid valikuid, eks ju, mis puudutab nagu siis haridust või tööd, karjäärivalikuid, et aga jah, mis töötuse number teeb, see sõltub nagu päris paljudest asjadest, mida meie ei kontrolli. Aga kuidas te mõõdate? Selles mõttes on see üllas eesmärk, et noori paremini aidata, aga kuidas seda mõõta? Küsida noorte käest? Muu hulgas jah, et eks me peame küsima ka noorte käest, et kuidas nad sellega rahul on, eks ju, oma kogemusega töötukassas, aga muulgas saame mõõta ka ju muid asju, et need noored, kes meie juures on, et kui kiiresti nad tööle liiguvad või kui kiiresti nad leiavad, eks ju, mingi endale sobiva koolituse või täiendõppe võimaluse. Et tihti on ju, nagu see näide, mis ma enne tõin, et noor inimene ju näiteks keele suudab omandada, ma ei tea, ma arvan, et mina sain just 53, pean ka ennast küll nooreks, kui ma peaks täna päris nullist hakkama keelt õppima, tõenäoliselt ei oleks võimatu, aga ma usun, et sa teeks mulle ära, eks ju, kiiruses. Läheb aega, jah. Nii et tuleb kasutada neid võimalusi, me saame neid võimalusi noortele paremini pakkuda, kättesaadavaks teha ja teha neid ka nagu selles mõttes noortepärasemaks, eks ju, et nagu see sama sinu näide, et see on suur vahe, eks ju, et kas sa tunned, et see nõustaja, kellega sa kohtud, on nagu sinu poolel ja tahab sind aidata või pigem nagu see, et kes laseb sul natuke seal sellest juba võib-olla veidi lössis õhupallist veel nagu täitsa õhu välja, eks. Nojah, see on nagu siuke kuri ametnik, kes tuleb ja sakutab sind. Aga ei ole kuri ametnik, täna hommikul istusin 3 tundi, eks ju, koos meie noorte nõustajatega, et nagu väga äge vaadata, et enam paljud neist ka noored, kusjuures, et ma arvan jälle, mis kõnetab, eks ju, noori, et nad näevad ka nagu omasugust või circa sarnast omavanust inimest, mitte kõik neid ei ole noored, mõned olid ka ka minu vanused, eks ju, väga erinevates vanustes töötajaid oli seal, aga ma arvan, et mis neid kõiki ühendas, oligi just see, et nagu siiras tahe nagu aidata ja mõista seda noort. Ja saadagi aru, et see on ju väga erinevad põhjused, eks ju, miks nad meie juurde satuvad, et ja me peamegi selle aja siis võtma, et see usaldus luua ja see, kui me tahame neid aidata. Mis sa neile noortele ütleksid, kes esimesel võimalusel tahaks tuult teha ja kuhugi teise riiki minna, sest seal tundub parem? Jah, muru on alati rohelisem, eks ju, kuskil mujal, et ma ei tea, miks mitte, ütleks lühidalt, et minu elu on ka läinud ju niimoodi, et päris paljudesse teistesse riikidesse sattunud, mitte ainult Ameerikasse, aga Rootsis olen elanud, eks ju, Bahamal olen elanud, Araabia Ühendemiraatides, et aga samas on ikkagi kuidagi Eesti ka jäänud oluliseks ja tahtnud siia tagasi tulla, nii et tänapäeval on ju noorte jaoks palju võimalusi, et mina selles mõttes küll julgustan noori võtma kinni nendest võimalustest ja kui need võimalused praegu ei ole Eestis, siis see on ka okei. Aga samas ka jälle ma loodan, et on piisavalt palju neid noori, kes ikkagi leiavad ka, et Eesti on nende jaoks oluline ja nad saavad siin anda oma panuse. Et selles mõttes, mõtleme, ma ei tea, ettevõtjatest, eks mul hästi imponeerivad noored ettevõtjad, et Markus Villig, kes jälle mitte ainult ei ole maailma tasemel ettevõtja, aga kes on olnud alati ka hästi vokaalne just selles osas, et ta on nagu suur Eesti patriot, eks ju, et tal tegelikult ju oleks ainult ammu juba
istuda seal, ma ei tea, Silicon Valley's või Londonis või New Yorgis, kus iganes, eks ju. Ja oma ettevõtet arendada, aga ta valib seda teha Tallinnast ja mitte ainult ise ei ole siin, aga võtab siia inimesi tööle, eks ju, üle maailma värbab inimesi siia tööle, investeerib teistesse Eesti projektidesse ja proovib laiemalt aidata kaasa sellele, et kuidas Eesti elu edasi viia. Kas sa räägid siis araabia keelt ka? Kahjuks ei. Seal said inglise keelega hakkama? Seal sain inglise keelega hakkama. Aga rootsi keelt? Rootsi keelt natuke hakkasin õppima seal, aga sellega oli ka see värk, et ta oli nagu nii sarnane inglise keelega ja saksa keelega ja nendega sai seal hakkama. Et siis liiga palju mul seda rootsi keelt ka külge jäänud. Jah, keelega on ju väga sarnase küsimuse saab esitada tegelikult selle basic income'i kohta, et kas peaks olema kõik ühes keeles, on ju. Et kuidas üldse siis maailm muutuks, kui kaotada igasugune keelebarjäär ära. Aga see on meil siis järgmise saate teema. Igatahes Gert, aitäh, et tulid ja tutvustasid. Jaa, head tore, et kutsusid, aitäh. Eesti Esu. Casino.